Hommik. Praegu kell on mingi 7:38 hommikul ja täna siis teeme valmis seda autot ülevaatuseks. Tal on juba remonditud tossoolileke, põhi pestud natukene selle tossoolilekest, siis vahetatud õõtshoob vasak ülemine ees ja nüüd meil on vaja vaadata õlitase. Ma juba ammu ei ole seda teinud. Siis vaatame, kas me saame esimesed udutuled tööle, sest ainult need praegu ei tööta. No kui ei saagi, siis teeme mingi lifehacki, kuidas ilma nendeta ülevaatusele minna. Aga selleks, et kontrollida oli, meil on vaja kapott lahti teha, kindad võtta ja mingi kaltsu võtta. Siis kalts on käes. Hommikul autot ei ole veel käima pannud. Kui väga ausalt, siis võib mõelda, et mõlemad udutulepirnid on läbi. Aku kinni panna, sest aku pole praegu kinni, sest eelmine omanik tegi katki kinnituse. Ma tegin sinna mustaga täitsa ühest kriipsust teiseni. Joo. Täitsa ilusti kriipsutavad. Ja kaitsmeplokk meil on kuskil. Siin ja mingi siin. See on vana akukast. Kus me võime leida kaitsmekarpi? Meil on mingi tööst. Kus ma olin tööst? Kui siin kabanas sõidama, võime tööst maadele. On põhjastikku. Hapus ja hapi. Ma niitasin nimed, ma olin praegu. Joo. Jäi, kusjuures võid välja võtta. Rearfoog. Frontfoog. Ja nüüd viskame siia. Siin pole midagi kiirem. No ma juba näen, et ta on korras. Kahjuks. Ja kahjuks ta on korras. Ma olen jälle teile kaus. Ma ei viitsi. Oot neid seal vahepeal. Selle teeme. Easy fix. Ja. Foglight täitsa okei. Vaatame natukene täpsemalt siin, mis meil seal on. Siin on see kaitsmekarp, see on 15 amprit, BC koelid ja meil on kirjas, et see on frontfoog 15 amprit, 20 tagasi. Ehk siis kõik töötab. Lammutamine oli mõttetu. Kinnitame. Noh, näitame veel ka akku.
jah. No umbes siuksed pildi me näeme, et siin on tehtud põhimõtteliselt koormarihmast väike kinnitus, see oli katki, seda ma pikendasin nii-öelda selle, ühesõnaga lihtsalt tegime nii, nagu ta on praegu. Nüüd meil on vaja auk mööda pani ka, kusjuures auku panin mööda, sellepärast ongi vaja klotsi, 2 tükki, mitte 1. Ja me võime auku ümber teha, aga milleks? Kõik kinni. Jälle kinni. Mingi juba teema, mingi Andres Sarap meenutab. Minimaja ehitamine käib mingi kassäkkidega kogu aeg. Oot nii. Nüüd see kinni. Mulle juba tundub, et ma seda lõigan välja selle osa. See on mingi hiigeline porn, aga meil on vaja lihtsalt ülevaatustada. Palju meil siis ühte klotsi vaja või? Või rohkem? Kuigi isegi päris viisakas tuli välja.
jah, vedas. Nüüd peab midagi tegema udutuledega. Mis me saame teha udutuledega? Selle lappamise ajal mul tuli meelde, et meil on Rocket Bunny kinni ja siis tange on päris pika kruiga. Kindlasti peame tuletama meelde, et ülemine oba. Ja siin meil on udukas. Noh, tule kätte. Miks ei tule kätte? Mingil põhjusel ta ei taha tulla kätte. Tagasi. Paneme kõik tagasi. Seega. Väga hästi. Seega, nüüd me vaatame ühte põnevat skeemi. Kuidas saab proovida vähemalt. Arvan, et ei kannata välja. Võib-olla peab uued udukat osta. No, on üks võimalus, kuidas seda võib teha. Seda ma näitan hiljem. Ehk siis seal kirjas ongi ülevaatus. Oleme nüüd siin. Lifehack on siin. Nüüd esiudukaid meil siin. Klepekaga ei ole. Kiiri on läinud tagumine. Okei. Tuleme sealt välja, räägime, mis juhtus. Noh, niigi. Ülevaatus on tehtud. Oli päris huvitav olukord ülevaatuspunktis, sest esimene, mis ma ülevaatajale ütlesin, et see välimus on legaalne. Ta vaatas esikoobast, ütles, et okei. Siis vaatas tagumist koopast ja ütles, et no see küll ei ole legaalne. Ma ütlesin, et ei, ta on registreeritud Angaaris siuksena, et ta Rootsist toodi siia. Ta küsis, kas ta Eestis, kas ma olen juba sellega ülevaatusel käinud. Ma ütlesin, ei, ma olen sellega esimest korda. Eelmine omanik käis, ta võttis mingi enda telefoni, midagi seal sirvis. Võib-olla lihtsalt Maanteeameti vaatas. Ja siis ütles, et okei. Siis käisime
selle amordistendi, coiloverid, BC Racing näitasid ennast üliägedalt. Võnkumised kõik olid esisillas, tagasillas ideaalsed, et midagi siukest laiendada ei olnud. Piduristend okei, käsipidur okei, CO-ta lõi välja 004, see on üliideaalne, no tal on pihustid korras, tal on tahmafilter alles, tehniliselt see auto on päris heas korras. Siis tossoolilekked ei ole, õlilekked ei ole, tossooli ma pesin, see mis seal oli, see kero hakkas lekkima ja hakkas kõvasti lekkima, kusjuures ma 18 toru painutatud 90 kraadi küdraskandis võtsin, seda panin vahele, et siis kero lihtsalt rohkem ei ole süsteemis, pistik on väljas igaks juhuks ja ma vaatasin, ta maksab 55 euri ja ma ei tea, kas on mõtet üldse seda lahti võtta, et selleks, et korda tegema ja ma ei tea, võib-olla kunagi, võib-olla, ei usu. Aku kinnitatud, see kõik nendele sobis ja ühesõnaga ülevaatuspunkt sai puhta lehega tänu sellele, et sai käidud Raido juures ennem ja silda vaadatud, sest ees vasakul ülemisse ots šarniiri osa oli väike lõtk, seda sai vahetada enne ülevaatust ja ühtegi probleemi ei tulnud. Seega see ülevaatusvideo lõpeb. Ma ei tea, kuhu ma panen need videod, missugune ta oli. Ja seal ka põhja näha. Põhi on päris okei. Natukene ta on muljutud, aga ta on kõva ja ei ole nagu lehtsai õnneks. Ja aitäh, et vaatasite. Ei olnud vist kõige huvitavam video, aga midagi vähemalt teeme.